Robin. Andrei. Meil on reklaamipaus jälle. Nagu siin internetimaailm tegelikult räägib, et ei ole ju vaata ainult aktsiad. Ja siis me äkki neilt uurikski, et mis variandid veel on peale aktsiate, kuhu me saaks investeerida? Ja mitte iseendasse, aga... No, te võite ennast ju ka ikkagi varaklasside alla panna. Aga jah, tõepoolest neid võimalusi on kindlasti rohkem ja kinnisvara kindlasti on üks armastatumaid varaklasse Eestis. Siis on olemas väärismetallid, kuld, siis kindlasti kunst. See eeldab tõenäoliselt juba sellist kapitalimahukamat investeeringut, aga see on investeerimisvõimalus omaette. Antiik. Siis on olemas, ütleme, kui me nüüd börsi nüüd natuke laiendame, et ainult mitte aktsiad ei kauple börsil kauplevad ka fondid, võlakirjad ja kindlasti siis viimaste aastate kõige moodsam varaklass krüptovara. Kõik, kes praegu meie nooremad kuulad, nad löövad käsi kokku. Lõpuks ta ütles krüpto. Kõik, mis see muu oli, ma ei tea, mis see on, aga krüpto. Kus on NFT? Aga jah, võib-olla alustuseks siis küsimegi siis sellise küsimuse, et mille põhjal teha see valik, et mis mulle kõige sobivam on, et kas mul peab olema mingisugune isiklik kokkupuude juba varasemast ajast või hästi palju mõjutavad mind sõbrad või lähedased või kuidas endale siuke nagu hea varaklass valida? Jah, eks ta on hästi subjektiivne, et kui tõepoolest on mingisugune ühel või teisel teemal mingisugune eelis, et siis tasuks selle ära kasutada. Et tõenäoliselt kõige lihtsam on alustada ikkagi börsil noteeritud varadega. Ehk siis, mis need on? Aktsiad, fondid, võlakirjad. Ühesõnaga, see on kõige... See on kõige seifim või alati ei pruugi olla, aga selles mõttes kõikidest valikutest... Ütleme, safe ja investeering ühte lausesse. Ma just hakkasin mõtlema, et enne kui me rääkisime ka, et kõik on tonks vaata. Aga selles suhtes jah, et see nagu võib-olla kõige, kui sa tahadki alustada, see on kõige nagu... Siin ma nagu ütlekski seda, et väga tihti investorid keskenduvad tootlusele ja see on tegelikult investeerimise puhul ainuke asi, mida investor ise kontrollida ei saa. Aga mida saab investor kontrollida on riskid ja riske saab hajutada, riske ei saa päris välja võtta või elimineerida ehk siis sa ei saa investeerimise puhul seda täielikult välistada stsenaariumina. Aga neid riske saab kindlasti maandada. Kuidas see riskid, me saame aru siin nüüd Andreiga, et lõpuks on sellel tegevusel ka riskid, millega meie võib-olla ei ole kõige rohkem arvestanud, võib-olla, kes teab. Aga mis need nagu riskid selles mõttes siis on, et kui ma olen oma raha mingisse aktsiasse pannud, ma usun selles ise väga. Ma ise arvan, et see teeb 2 korda varsti või 4 korda enda hetkesest väärtusest. Mis on need riskid? Mis võib juhtuda? No ongi see, et isegi siis, kui investor on oma kodutöö väga hoolikalt ära teinud ja uurinud ja prognoosinud ja kõik nagu tundub klappivad, siis on sellised investori välised jõud, mida me ei saa kontrollida. Ehk siis võib-olla kõige parem näide viimasest ajast oli Wirecard, ma ei tea, kas te olete tuttav selle looga, et Saksamaa au ja uhkus maksevahendaja. Kõik investorid olid väga rõõmsad ja uskusid ettevõttesse, kuni ühel päeval finantsjuht koos 3 miljardiga nagu Aasiasse sõitis ja enam tagasi ei tulnud. Ehk siis ise, see on nüüd hästi markantne näide, eks, et see on pigem erand kui reegel. Aga mis ma öelda tahan on see, ehk siis see on laual. Et ma ei saa nagu istuda siin öelda, et sellist asja ei saa mitte kunagi juhtuda. Et ikka saab. Aga selle vastu nagu aitab oma portfelli puhul see, et sinu portfell on piisavalt hajutatud. Ja kui sa räägid nagu mulle ühest konkreetsest ettevõttest või ühest üksikaktsiast, siis sa pead endale aru andma, et sa panedki kõik panused sellele ühele ettevõttele. Ja seal on asju, mis võivad juhtuda ilma sinust sõltumata ja sa ei saa seda ka kuidagi ette prognoosida. Ja sa pead sellega lihtsalt arvestama. Võib-olla seda ei juhtu kunagi, väga hästi. Aga kui juhtub, et siis sinu portfell on selles positsioonis, et sa ei lenda õhku tänu sellele. Kuidas peaks siis hajutama? Nagu, kas ma hajutan aktsiate vahel, krüpto vahel, ma ei tea, mis veel, kinnisvara, mis iganes? Jaa, võiks olla hajutatud varaklasside vahel
ja võiks olla ajutatud finantsinstrumentide vahel, et näiteks ongi, ma ei tea, kinnisvara versus aktsiad versus võlakirjad, fondid, näiteks fondid on iseenesest juba sellised instrumendid, mis on instrumenti siseselt juba ära hajutatud teie eest. Nii et kui me nüüd räägime algusest või algaja investori otsustest, kes võib-olla kõige kindlamalt ennast kohe ei tunne, siis fondid on kindlasti kõige parem valik just nimelt alguseks. On sul mõni fond, mille sa oled endale Andrei valinud? Ei. Kuulsite sõbrad. Aga jällegist me võime küsida, mis fond see võiks olla. Mida see fond või siis tegelikult küsime kohe, sest kuna ta on ikkagi vanem maakler ja ta tuli meile siia nõu jagama, siis me küsime, et kuhu siis investeerida. Kuhu me siis oma raha paneme? Ja ütleme, meie tahaks panna näiteks fondidesse, aktsiatesse ja siis nagu me moodsad inimesed oleme, me tahaks krüptosse panna. Kuhu me siis tegelikult võiks panna? Mis soovitus sa meile annad? Ma arvan, et te võite igale poole panna. Väga hea soovitus. Et selles osas ei ole mitte mingit keeldu minu poolt, et üks küsimus, millele te võib-olla ise peaksite enne seda panekut vastama ja millele mitte keegi teine peale teie vastata ei saa, on see, et mis on minu riskitaluvus. Et palju ma olen valmis raha kaotama, kui asjad ei lähe nii, nagu ma arvan, et nad lähevad. Et kas ma olen see tüüp, et kui ma punast värvi näen, et siis mul on juba infarktieelne seisund või mul on portfell -80 ja mõtlen, et okei, et ma ostan juurde. Et vaat see on nüüd, mitte keegi teine ei saa, ei mina, ei sinu ema, sa ise ainult saad sellele küsimusele vastata. Nii et kui see on nagu paika pandud, siis sa saad juba hakata ka varaklasse valima. Et varaklassidel ongi erinevad riskiastmed, et kui me alustame, eks ole, kõige riskantsematest, siis krüptoraha on kindlasti üks riskantsemaid. Ja kui me räägime sellisest, ütleme, keskmisest madalama riskiastmega väärtpaberitest, siis need fondid on kindlasti keskmisest madalama riskiastmega. Mul tekkis Andrei vahepeal selline küsimus siin kuulates, et mis sa arvad, Nelli, kui suur probleem on see, et inimesed liiguvad kaasas trendidega, mis siis tähendab seda, et puudub tegelikult siuke adekvaatne analüüs või siuke nagu keskendumine sellele nii-öelda varaklassile, mida ma tahan soetada, vaid pigem ma loen kuskilt internetis, panen selle informatsiooni. Keegi ütles kuskil midagi, keegi tweetis kuskil midagi ja justkui ma lähtun sellest, et keegi kuskil ütles mingi tuntud nägu. Et kas see on probleem, et seda tehakse, et selle järgi ostetakse mingit krüptot, ostetakse aktsiaid, mis iganes, või see on pigem selline teisejärguline probleem? Ma ei ütleks, et see probleem on, sellepärast, et mina suhtun kõikidesse soovitustesse, mis me sellest interneti ilmaruumist tänaval leiame, et igas tões on natuke valet ja igas vales on natukene tõtt. Nii et minu soovitus on selles osas alati kuulake inimesi, kuulake, mida teised inimesed räägivad aga pange enda peas kokku selline konsensuslik arvamus. Ehk siis see lõppotsus peaks ikkagi tulema teilt endilt, et pimesi ma kindlasti ei soovita kedagi jälgida, aga kuulata, mis inimesed räägivad, mis inimesed teevad, mis nad ostavad, siis natukene juurde uurida, mis teine arvas ja sealt tegelikult lõpuks koorubki enda jaoks selline ongi konsensuslik arvamus välja ja fakt on ka see, et ega siis kõik arvavad midagi, kellelgi ei ole meil kristallkuuli. Eks mina arvan, teie arvate, aga tulevikku ei tea mist mitte keegi. Nii et eks ta selline natuke see guessing game ongi. Et see käib asja juurde. Andrei, vaatajatele võib-olla veel siuke huvitav küsimus, et kui ma võtan näiteks ühe aktsia näiteks endale ette, minu jaoks tundub see huvitav, mulle meeldib see, millega see ettevõtte tegeleb, mulle meeldib võib-olla see, kuidas nende juhid siis käituvad avalikkuse ees, mulle meeldib kõik see, nende läheb ka hästi näiteks või, et mida ma peaksin selle aktsia juures vaatama, et hind on nüüd selline, et mille järgi see hind nagu kujuneb ja kuidas ma saan aru, et sellel aktsial võib olla veel nagu potentsiaali tõusta kõrgemale või minna veel edukamaks. Või siis näiteks ka langeda, et mille järgi seda analüüsitakse või mis need on need kriteeriumid seal? Need kriteeriumid on ikka tegelikult väga palju, et ma kardan, et ma 2 lausega seda siin kokku ei võta, aga endiselt ma tuleks selle nõudluse ja pakkumise juurde tagasi ja kui sa ütled, et see on üks selline ettevõte,
millel võiks olla potentsiaali, siis ongi see, et miks tal seda potentsiaali siis võiks olla. Et miks sa arvad, et tema tooted või teenused saavad, ma ei tea, 10 aasta pärast veel populaarsemaks või kuhu ta võiks sealt toodetest, teenustest veel nagu edasi areneda, on seal mingisugused lisaharud, mis turud võiksid olla veel, mida nad vallutavad, on ja. Et kus see kasvuruum nagu on, et kas klientide arvus või regiooni laienemises või mida nad teevad paremini kui konkurendid, kas see, mis nad teevad paremini kui konkurendid, on lihtsasti kopeeritav. Noh, see hästi palju oleneb nüüd ka konkreetsest, eks ole, ettevõttest. Aga siit siis kohe järgmine küsimus, et kui ma investeerin näiteks praegu mingisugusesse ettevõttesse ja kui see sama ettevõte eksisteerib veel 20 aasta pärast näiteks, kas ma olen teinud hea investeeringu? Noh, eksisteerimisel on vahe, Nokia eksisteerib ka täna. Kas sa seda teadsid? Tead, ma omasin Nokia aktsiat siin mõni kuu tagasi. Sa oled kõik aktsiad läbi omandanud, aga millega pärast sul ei ole mitte ühtegi aktsiat praegu. On küll midagi. Aga selles mõttes ikkagi, et... No kui sa oleks 20 aastat aastat tagasi Nokia ostnud ja sul oleks ta täna alles, sa ei oleks väga rõõmus. Ei oleks. Pigem mitte. Aitäh. Aga Nelli, kui me nüüd liigume selles mõttes investeerimise juurde tagasi, et kuidas on nagu võib kõige lihtsam alustada, et võtan arvuti lahti endal ja mis ma edasi teen? Ma tahan hakata nüüd, mul on varaklass selge. Kus ma lähen? Mis ma teen? Kuidas avada mingid kontosid? Kuidas üldse? Kust kohast üldse avada see konto? Ega ma ei saa teid ju kuskile mujale saata kui LHV-sse. See on aus. Eks ole. Ja LHV-s on see asi ikkagi väga-väga lihtsaks tehtud, et lähedki LHV.ee kontole ja meil on seal, või kodulehele ja meil on seal selline tore rubriik nagu raha kasvatamine. Ja sealt te saate valida siis, kas te avate endale väärtpaberikonto või siis te avate endale näiteks kasvukonto, mis on siis mõeldud tegelikult noortele, kellel on soov investeerida, aga võib-olla seda algkapitali väga palju ei ole, et võib-olla ongi ka kuu 20, 30, 100 eurot. Ja see on absoluutselt täiesti suurepärane variant, kuidas investeerimisega algust teha, sellest läbi kasvukonto saab alustada juba alates 1 eurost investeerimist. No sõbrad, meil Andreiga on avatud selline asi nagu see mikroinvesteerimine. Eks põhimõtteliselt iga ostuga. Sama asi. Jah, aga kuidas see toimib täpselt? Ja, et see on selline lisa teenus, mis sa saad selle kasvukontole juurde lülitada. Et üks variant on see, et sa kannad ise sinna kasvukontole iga kuu mingisuguse summa, aga on variant ka see, et sa seod selle, lülitad sisse mikroinvesteeringu, lähed ostad endale purksi, arve on 4,20 ja siis sul see arve jumardatakse täisarvuni ülespoole, ehk siis 80 senti läheb kasvukontole, investeeritakse sinu poolt valitud fondidesse. Ja see on kõige sellisem passiivsem võimalus investeerida. Sa isegi ei pane tähele nagu... Ja sa ei pane tähele, et see raha läheb, on ju, ja järsku vaatad, et mul on seal mingi 1000 euri peal. Eks põhimõtteliselt, Andrei, kui sa 10 päeva jooksul ostad iga päev selle ühe burgeri 4,20 eest, siis sul on 8 euri 10 päeva jooksul tekkinud. See on päris aus juba. Ja, see on väga aus. Mis siis see fond on selline? No fond on põhimõtteliselt erinevate aktsiate kogumik, mis on kokku pandud siis mingisuguse... kas siis näiteks sektori või regiooni põhjal. Et võib-olla maailma kõige populaarsem fond on Standard Poor's 500, mis siis koondab endas 500 USA suurimat ettevõtet. Nii et kui me nüüd võtame seda investeeringuna, eks ole, et sul on üks variant osta kõiki neid 500 erinevat ettevõtet ükshaaval, mis on nagu väga tüütu ja väga kapitalimahukas, või sa lähed ostad selle fondi ehk siis turul kaubeldava fondi, mis siis jälgib seda SP500 indeksit ja sa oled justkui siis nagu ühe ostuga saanud endale 500 erinevat ettevõtet. Nii et kui me räägime riskidest, ehk siis kui seal 500 ettevõttes läheb üks ettevõtte pankrotti, siis sinu investeeringut see tegelikult ei mõjuta. Et Nelli, sa rääkisid, et seal on 500 Ameerika või USA siis? Jah, USA suurimat. USA suurimat ettevõtet. Ameerika või USA või? et mille järgi need ettevõtted sinna nagu sisse või kvalifitseeruvad või mille järgi neid võetakse, et kui osad lähevad pankrotis, neid enam pole seal? Ja selles mõttes ongi see indeks väga hea, et see ei ole kivisse raiutud indeks, ehk siis seal on väga konkreetsed kriteeriumid nii selle ettevõtte käibe
kui ka likviidsuse osas, nii et neid ettevõtteid seal vahetatakse, iga aasta kord vaadatakse need üle, nii et kes enam nõudmistele ei vasta, vahetatakse välja ja selles mõttes, et kes see ettevõte, kes saab sinna nimekirja, et see saab nagu natuke sellise kvaliteedimärgi külge, sest et maailmas on väga palju suuri fonde, kelle investeerimiskriteerium ongi see, et nad ei tohi investeerida aktsiatesse väljaspool SB500 indeksit. Nii et nad on nagu selline, nagu prantslased ütlevad, crema de la crema aktsiad. Okei. Et ühesõnaga siis LHV-s saab rahulikult SB500 fondi investeerida. Ja. Seda saab ka teha nii-öelda kasvukontol, seda saab teha niisama. Ja seda saab tegelikult teha alates 1 eurost. No võt. Lähme teeme täna ära, Andrei. Peaksid ikka proovima. Proovime, paneme euriki sisse. Ja homme on 100 000 X-i. Selle riski koha pealt ongi nüüd selline hea, võib-olla selline moment, et kui ma küsin, et mis peaks maailmas juhtuma selleks, et USA 500 suurimat ettevõtet läheks korraga pankrotti. No seda vist ei oska ette kujutada. Just, eks ole, ja ma kardan, et kui see juhtub, siis kasvukonto või teie investeeringud ei ole teie kõige suurem probleem. Ilmselt ei ole. Me küsisime ka oma Instagrami jälgijatelt, et mis teie tahaksite teada siin Nelilt ja päris palju oli küsimusi tegelikult selle kohta, et mis raamatud nad võiksid lugeda. Et ma näen, et sul on isegi kaasas üks selline väike näide võib-olla, et äkki räägid sellest lähemalt. See on kõige nüüd värskem, et need raamatud muidu on väga palju, et ma ütlen seda, et LHV-l on Eesti kõige suurem finantskirjandusalane raamatukogu. Tulge astuge läbi, seal on raamatuid absoluutselt igale tasemele, igale maitsele. Aga see on nüüd selline trükisoe Seppo Saario sulest, et tema raamatute õpetuste najal on üles kasvanud terve investorite põlvkond Eestis ja see on nüüd kõige värskem raamatud, mis on siis suunatud just nimelt noortele, teejuht noortele, et kuidas nõnda ma investeerin börsiaktsiatesse ja see on ikka täitsa selline A ja B. Et üsna mõnusalt niimoodi kompaktselt kokku võetud ja väga konkreetsete peatükkidega. Nii et kui tahaks endale mingit suuremat pilti investeerimist tuua, väga hea variant. Andrei, mis sa arvad mõttest, kui me paneksime siis meie vaatajatele välja väikese komplekti? Päris äge võiks olla. Et Nelli, võtame sult mõned raamatud LHV-st, paneme mingi LHV pusa teile ja paneme siukse mõnusa paki kokku. Et aga mis me kriteeriume need kõik, kes kommenteerivad video alla või? Või äkki, kas video alla või siis teeme Instagramis? Teeme Instagramis. Ja, anname mingisuguse pakikese, et võib-olla Eestis sirgub meil mitmeid uusi investoreid. Siis mõtle, kui äge oleks mingisugune paari aasta pärast või juba aasta pärast mine seda äkki mingi vend on mingi, et ma kuulasin teie podcasti, ma võtsin selle raamatu pealt, võtsin mingi snitti ja siit jutust võtsin snitti ja nüüd ma olen 10 korda rikkam kui teie. Siis me oleme, anna meile koini ka. Aitäh sulle. Aga sõbrad, ma arvan siinkohal, nüüd te teate, kus siis investeerida nagu tuleb, minge palun LHV-sse, avage seal konto, pange kõik, tegelikult ei pea kõik, ei pea ma kõik, nagu me siin rääkisime. Alustage rahulikult. Ja kas midagi, me siin ikkagist varsti jätkame, meil see oli väike osake sellest, mis me siis teile siin pakume. Ja kindlasti tuleb Nelli veel meile külla ja räägime veel põnevatest teemadest. Aga praeguseks täname Nellit ja näeme siis juba varsti. Aitäh sulle. Aitäh.